Ehk siis see oli selline nagu paralleelne elu. Ja noh, nüüd on meil Tauriga abielu, mis on selles mõttes just selle vastand siis ja ma tähendab, ma arvan, et kõik liiguvad sinna suunas, kui nad enese arenguga tegelevad, et sinna turvalise kiindumusstiilini jõuda. Et ei oleks seda ärevust, et mind maha jäetakse või seda hirmu läheduse ees või mingeid kahetisi signaale, et see olekski selline aus ja ehe ja siiras ja kus öeldakse ka ebamugavaid asju välja, neid ei pea lihtsalt nagu koledasti välja ütlema. Et ma harjutan oma meest ka kogu aeg, kui tal näiteks kukub natukene egoistlikult välja, ma ütlen, et räägi südamest, et siis ma olen kohe seal, et ma tahan sind mõista, ma tahan sind toetada, ma tahan juurde küsida, et ma saaksin sust täpselt aru. Et sa ei pea nagu lajatama mingeid asju, vaid nagu lihtsalt räägi nagu kõige parema sõbraga. Siis ta on mingi, jaa, õigus, sa oled mu kõige parem sõber, okei, proovin siis niimoodi või mis sa mõtled sellega, sa räägi südamest. Okei, niimoodi. Okei, ma harjutan siis. Et siis jaa, on asju, mida me ikka veel harjutame. Aga jaa, see kokkusaamine oli siis, noh, ma ütleks nagu väärtuste põhjal, millega oli kohe selge, et mis noh, minu meelest ongi hästi oluline, et oleksid sarnased väärtused. Öeldakse, et väärtused, elustiil ja visioon võiksid olla ühised. Ja nendest just väärtused on kõige raskemini muudetavad. Et näiteks kui ühel on aususväärtus ja teisel ei ole, et siis seda ei saa nagu kokku leppida, et kuule, aga võta endale ka ausus nagu selleks väärtuseks, et mis sa arvad, noh, jah, ma võin proovida, aga tal ei ole see nagu juurdunud, on ju.